Ja aeg on rääkida meie nädalat tegijaga ja hakkasin mõtlema, kas ta on meil üldse tegija olnud, aga vist ikka on ka kunagi olnud. Selline mõttekäik käis minu peast läbi, maadlesin sõnastusega, aga ilmselt sain hakkama. Nimelt on siis Elu24 portaali kaudu meieni jõudnud informatsioon, et strippar Marko on ära võtnud temale kuulsust toonud lõua. Implantaadi ehk siis tal ei ole enam lõuga. Ta ise arvab, et ta näeb ka ilma lõuata hea välja ja küsitakse, et kui ta saaks valida, millise kehaosa kindlustaks, siis pigem ta valiks hoopis üldse elukindlustuse. Väga tark otsus Marko. Ja olemegi helistanud strippar Markole, et küsida, kuidas tema uus elu ilma lõuata läheb. Tere, Marko! Tere! Kuidas siis tekkis selline idee, et üldse lõug ära võtta, mis on plussid, mis on miinused? No, eks see lõug on viimasel ajal mulle teinud ainult muret, sest et olen ise ju tartlane. Nii. Ja Annelinnas siis ringi käies läks väga tüütuks ikkagi, sest et teadupärast õhtuti mina olen ööloom ja õhtuti, kui siis hengasin ringi Annelinna liivakastide vahel, kus ikka ööloomad käivad, seal on väga palju parme. Siis neid alkoholi kuritarvitajaid kerget asotsiaalse kallakuga ja kogu aeg, nii kui ma seal käisin, ütles, et jõu, Marko, pane üks lõua täis. Ahaa. Pane üks lõua täis ja jõle tüütuks läks. Jõle tüütuks ei saanud tööle minna. Ma jäin mitu korda tööle hiljaks, sest et pidin meestega lõuatäid panema. Nii, aga miks te liivakastis käite öösiti pissimas? Jah, selles mõttes küll, et ega Tartus on sama nagu Eestis, igal pool mujal on see mure, et ei ole kuskil käia. Ei ole kuskil käia ja siis käin liivakastis ja kraabin liiva peale. Okei, aga millised on plussid nüüd, kui teil seda lõuga enam ei ole? No nüüd on pluss muidugi see, et saan rahulikult mööda liivakaste käia. Et keegi ikkagi naljalt ilma lõuata mehele lõuateid pakkuma ei tule, sest see oleks labane. Kas keegi on üritanud teile ka lõuga anda, selles mõttes uut? Ja Tartu turul on üks vanamutt, kes müüb muidu sibulaid ja lesta ja latikakala seal ja tema on mulle mitu korda leti alt pakkunud üks lõuga, mis omal ajal olla kuulunud ühele saksa ohvitserile. Aga jäänud, ma ei julge seda, ma kardan infektsiooni ja peale sellega siis kindlasti mul tekiks Tartus probleeme neonatsidega. On ühe korra, kui ma käisin muidugi Tais tantsimas ja Ibizal pärast seda, et siis seal pakuti mulle ka ühte lõuga, aga see oli siis pruunlase lõug. Ja kartsin jällegi konflikte neonatsidega ja jäi see lõug minust võtmata sinna. Ilus lõug oli küll, seal oli üks, muidu oli ilus ja seal oli muidugi üks punn oli ka lõua peal. Et eks ma selle pärast ka, mulle tundus see võis olla komedoon seal täitsa lõua peal. Okei, aga kuidas nüüd on praegu hetkel natuke imelik üle ringi käia niimoodi, et keel niimoodi rikpakil ja võib-olla siis ka natukene eritisi valgub võib-olla ette rinnutisele? No, selles mõttes on väga mõnus, praegu on niisugune mõnus suvine aeg, käin ise väga lahtise kaelusega särgiga, mul on selline veekaelusega särk, nii et selle vee alumine nool näitab täpselt nappa ja mööda minu reljeefseid kõhulihaseid, siis ütleme, näed, praegu tõmbasin keelega siit kõhu pealt kõik ära. Tilgub kõhu peale ja ma ei pea panema sinna mingit kreemi või vaseliini, et läigiks. Väga ilusasti läigib ja mõnus on, sellel on ka ultraviolet kiirguse vastane toime ja käin siin ringi, nagu öeldakse, keelvesti peal. Tööd on palju käite ringi keelvesti peal? Jah, eks ta ole, aga õnneks on nüüd, nagu ma juba ütlesin, et see käimine on väga mõnus, keegi ikkagi naljalt lõuateid pakkuma ei tule, et on täitsa ikkagi palju parem. Kuidas? Ja mis on veel, väga hea on haigutada sellel ajal, kui on igavad inimesed, tavaliselt ööklubides on väga palju igavaid inimesi, nemad tulevad sinuga rääkima, sa pead neid kuulama niimoodi ja haigutust vägisi tagasi võtmast, mina alkoholi ei tarbi ja mul on väga raske alkoholi joobes inimestega rääkida, ilma lõuata haiguta kogu aeg.
keegi ei saa aru, väga hea. Aga ma mõtlesin, et nad ei tulegi üldse rääkima, et vaatavad, et sa juba kogu aeg haigutad. Et... Ei, tulevad kogu aeg käivad rääkimas minuga ja tahavad mu lõuga katsuda. Nüüd ei saa, vaat see on hea, ei mingit lõua katsumist enam. Ja muidugi, mis on kõige positiivsem, minu elukutse juures, te teate, kes ma olen, jah, elukutse. Strippar. Eksootiline tantsija. Vot väga õige, eksootiline tantsija olen ja ma ei pea nüüd enam rasseerima ennast. Rasseerima juba? Ja rasseerima ei pea, see õudne habeme ajab, see on tüütu, jube tüütu, aga nüüd on teate väga mõnus, tõmban keelega üle näo, et on nagu koer. Hommikul ei pea isegi silmi pesema. Kuidas söömisega on, kuidas see nüüd välja tuleb ja õ-tähe ütlemisega, õ-tähe ütlemisena õug väga tähtis, no, väga hästi, väga väga hea. Eunapuu. Väga hästi, ei ole üldse probleemi, aga söömisega? Endrus Ensip. Oskan väga hästi öelda. No, mis selle söömisega on? Palju mina söön? Palju selline minusugune tantsija ikka sööb? Väga vähe ja omad sellised lasin siin natukene nihutada enda söögitoru ka, et nihutasin seda kaenla alla. Et siis on, see on väga, väga mahe, kui... Ja matsutada niimoodi tibutantsu saate nagu? No jah, et nagu kõigile tundub, et tantsin, tegelikult söön. Saate nagu tantsu ajal, töö ajal süüa? Ja seda ka ja siis on veel, kui mind kutsutakse tihti ka sellisest väikestesse tahakambritesse, kus siis privaattantsu nii-öelda teen, siis selle eest, kui ma oma söögitoru otsa näitan kaenla alt, ei kujuta ette palju ma olen pappi saanud. See oli väärt seda lõuast loobumist, absoluutselt nõus. Soovitan kõikidele teistele ka. Heitke see lõukus see ja teine, nihutage enda söögitoru kaenla alla ja millise kokkuhoiu see annab. Üks asi veel, hambaarsti juures käia, palju lihtsam. Poole odavam, auke, palju vähem, mingit jama ei ole, hommikul hambaid pesta, eriti lihtne. Te paneb täiesti mõtlema, et isegi hakkan vaikselt kaaluma, et äkki võtaks ka endal ka lõua ära. No vot, ja ütleme siin põhilistel meestel muidugi, mis nagu võib olla selline segav faktor on ikka see, et enamus selliseid räpakaid Eesti mehi ei suuda ju olla ilma vuntsideta. On ju nii? Palun väga, ole aga vuntsiga. Ole vuntsiga. Ole vunts. Vunts saab pikaks kasvatada ja nii öelda siis kammida endale niimoodi ette, et kurgu nibu poleks paista. Jaa, väga hea on ülemiste hammastega oma vuntsi ise kammida, proovige. Jaa. Marko, oleme siin vaikselt kuulnud ka väikseid kõlakaid, et teil on plaanis ka tulevikus paar teist kehaosa nii-öelda ära võtta mugavuse ja ma ei teagi, mis kaalutlustel, aga oleme kuulnud sellise juttu, et vastab see tõele ja kui vastab, siis millised need kehaosad on, kui saladus pole? No eks ta natukene ikkagi on saladus, jah, muidu vastab tõele. Vastab tõele ja eks ikkagi põhiline, millest ma tahaks loobuda. Mul on siin paremal pool abaluu peal, teate, kus on abaluu? Ja abaluu peal mul on selline väike kaksikvend, kes on siis kehapidi minu küljes, aga ta ei räägi. Ta ei räägi. Ümiseb vaikselt ja jõledalt segab, aga halb on selline magada, sest et ta hakkab hommikuti lämbuma ja siis ta tõmbleb ja siis ma ärkan üles, mul on sellepärast uneapnoe on tekkinud ja mul olid ikkagi suured norskamisprobleemid, aga tänu sellele talumist lõuga ei ole ka enam nüüd neid probleeme, nii et selles mõttes, kui ma nüüd loobun sellest vennast veel, ma arvan, et minu elu saab täiesti uue kvaliteedi. Samas nagu abaluu kohal teie külge anatoomiliselt klammerdunud vend oli ju strippamise juures väga hea see, kes raha võttis vastu, kui te paljas olite. Seda küll ja teinekord, kui ma käisin mingi vöökott naljašoudel, jah, siis oli väga hea tema külge oma bikiinsid riputada, et ta ei taha nagu kallist asja rahva sisse visata. Pärast läheb kaduma. Hoia korraks. Jah, hoia küll, panin vennale nad lihtsalt kaela rippuma. Aga eks pole midagi, ma lasen ta siukse väikse käru peale panna ja siis ta saab ikka lava peal ringi edasi liikuda vaikselt, et küll ta need asjad siis üles korjab.
Selge, Marko, aga väga, ütleme, inspireeriv oli teie intervjuu ja mõtlen ise ka, et äkki peaks isegi midagi taolist korda saatma. Ja no eks see ikka jõle hea on, kui saad kõik nii-öelda lõuast ära rääkida, nagu vanarahvas ütleb, et parem ikka suutäis soolast kui lõuatäis Gabriel Kubjast. Selge, suur tänu teile, Marko, ja soovin teile ilusat eksootilist tantsu. Aitäh!